Mikkel Kangur, mis on toonud teid ja teisi teadlasi täna Stenbocki maja ette? Stenbocki majas otsustatakse täna, kuidas hakkab jaatuma teadusraha. Teatavasti on juba 2014. aastast Riigikogus ratifitseeritud kokkulepe, et teadusraha on 1% sisemajanduse koguproduktist, kuid selleni ei ole jõudnud viimastel aastatel teadusraha mitte, on vaid ühe korra, kui teadusrahade eest ehitati meile Auvere elektrijaam. Kui tavaliselt ootavad poliitikud oma valimislubaduste murdmisega, kuni valimistulemused on selgunud, siis teadusraha ümberjagamise osas on poliitikud otsustanud hakata lubadusi murdma juba enne hääletuste avamist. Nimelt me teame, et 19. detsembril sõlmiti kokkulepe, et teadusraha tõuseb 1%-ni SKP-st. Poliitikud käsitlevad seda tõusu 0,51% pealt 1% peale kui täiendavat raha teadlastele. Aga tegelikult on see raha, mida teadlased ei ole varem saanud. See ei ole täiendav raha. Ja nüüd on ahjualustena välja ilmunud ettevõtjad, kes pole osalenud ei teadusmarsil ega protestidel, küll aga nüüd, kus valitsus hakkab otsustama rahade ümberjaatamist, on nad tulnud oma saagile justkui järele. Ja teadlastele kipub jääma tagasi antavast rahast, saavad nad endale võib-olla 10 või 20% ainult. Ja võt selle vastu teadlastena me tahame seista. Tänase päeva üks kuum teema on ka see, et teadustöö asemel esitatakse plagiaati. Kas pole äkki mitte koer sinna maetud, et ei saadagi aru, mis see teadustöö on? Peab ütlema, et Elurikkuse erakonna hulgas on teadlaste osakaal kõige kõrgem. Ja loomulikult me taunime igasugust akadeemilist petturlust ehk plagiaati. Aga ootame selle sündmuse tulemused ära, ülikool menetleb seda, vaatame, mis sellest asjast tuleb, aga praegust see paistab väga-väga kole asi olevat.